Reformierakondlased ja endised rahandusministrid Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd käisid välja riigieelarve kärpimiseks mõned konkreetsemad näited. Kärpeplaani järgi võiks mõned hetkel tasuta õppekavaga erialad ülikoolides muutuda tasuliseks. Samuti nähakse rahapuuduse tõttu eriarstide visiiditasu tõusu. Kui me vaatame nüüd seda jooksvat seisu, siis selle aasta 1. mai seisuga sotsiaalkindlustusfondide, valitsussektori, siis sotsiaalkindlustusfondide koondpuudujääk oli 67 miljonit eurot, aga sellest 67 miljonist eurost 50 miljonit eurot on haigekassa osa, aga aasta on ju veel ees, miinus kasvab. Riigipalgalistel inimestele, keda on üle 130 000, tähendaks kärpeplaan puhkuste vähendamist nädala võrra. Nii nagu on erasektoris, ükskõik mis kärpeettepanek välja käia, ega need ei ole populaarsed ja siin midagi toredat muidugi ei ole. Ka rikkamad ehk peamiselt linnalised omavalitsused nagu Tartu ja Tallinn ning nende ümbrus ei jääks kärpeplaanidest puutumata. Ma arvan, et seal peakski vaatama esiteks, et need, kelle tulud siis kas teistega võrreldes või ikkagi on selgelt kasvutrendis, et seal, kus tulud ei kasva, pole kindlasti midagi võtta. Ja siis vähendama seda neile edasi antavat tulumaksu määra, et nii nagu seda masu ajal tehti. Siin paar aastat tagasi me jõukamate ja siis mitte nii jõukate omavalitsuste omavahel raha me nii ümber jagasime, et nüüd võib-olla tasuks seda teha siis riigi kasuks ja riik või riigi kasuks tähendab seda, et see läheb kaitsekuludeks. Opositsioonierakond Isamaa näeb kärpekulusid veidi teise nurga alt. Kõigepealt esimene ülesande püstitus on valitsemiskulude vähendamine. Teine ülesande püstitus on majandusele rahu tagamine, mida kahjuks valitsus ei ole suutnud teha, vaid on ainult tõmblemisega habrastanud majandususaldust. Ja ennekõike on see majanduskasvu tee. Need on 2 olulisemat elementi. Võrklaev näeb hetkel veel vähemalt 2 kokkuhoiupunkti, millest üks põhimõte on, et kasutamata raha ei kanta enam järgmisesse aastasse ning teine kärbiks suuri investeeringuid kultuuri. Riiklikult tähtsad kultuuriehitised, et sinna läheb aktsiisidest raha, hasartmängust raha, et kui riigil on raske, kui omavalitsustel on raske, ma arvan, et me võime seda raha sinna edasi koguda, aga need ehitused, mis pole alustatud, ehk oleks tark need 5 aastat näiteks edasi lükata ja ehitada neid siis, kui meil on ehk jälle head ajad. Konkreetsemalt tähendaks see Tartus Siuru keskuse ehituse edasi lükkamist ning see on juba tartlasi vihastanud. Nagu mis see annaks, seda nagu nii on vaja ju. Kui mingi asi on juba alustatud, siis seda väga keeruline edasi lükata. Mis te arvate sellest, kui mõned erialad Tartu Ülikoolis muutuks tasuliseks? Ei, see on halb. Miks? Võiks ikkagi tasuta olla. Reformierakondlane Maris Lauri ei sooviks isiklikult makse tõsta ja seega toetab kokkuhoidu. Võrklaeva ja Sõerdi ideid ta samas kohe heaks ei kiida. Kulutused või kärped või kokkuhoiud edasilükkamised, need on ju sellised, et need investeeringud või ideed on tehtud ikkagi mingil põhjendusel. Ja kui me näiteks otsustame, et midagi tuleb edasi lükata, siis võib-olla kõiki suuri asju ei saa korraga ehitada. Et millises järjekorras, et mida konkreetselt edasi lükata, mis kohe valmis teha. Et see on koht, et arutada diskussioonis. Hetkel on need veel ainult ideed. Seega jääme ootama, millised kärped ka päriselt kasutusele võetakse.